Suur Kenny Rogers laulis. Sa pead teadma, millal hoida, millal loobuda, millal ära minna ja millal joosta. Kui Venemaal oleks üldse mingit mõistust, oleks ta Ukrainas juba nii mitu korda alla andnud, et isegi origami ekspert oleks kade. Aga Venemaa jätkab panuste tegemist. Ja Donetskis tegi ta just suure panuse. Terve Vene varustuse kolonn sisenes Donetski ühte kõige surmavamasse piirkonda, et viia rindele varustust. Venemaa võttis riski, lootes, et kuidagi, mingil moel, just see kolonn suudab läbida droonidest kubiseva maantee, mida Venemaa ise nimetab oma sõduritele keelutsooniks. Kas me peame üldse ütlema, mis edasi juhtus? Ukraina FPV droonid märkasid kolonni ja Venemaa kaotas oma panuse, kaotades tõelisel surma maanteel 10 sõidukeid. Meil pole tõesti aimugi, miks Venemaa sellist asja proovis. Oleme näinud Venemaa soomusmasinate saatust üle kogu Ukraina. Peaaegu 25 000 neist on juba hävitatud just seetõttu, et need on Ukraina FPV droonidele lihtsad sihtmärgid. Kuid juuli keskpaigas tegid Donetski Vene komandörid arusaamatu otsuse saata 50 sõidukist koosnev kolonn Donetski ringteele. See tee ei ole Venemaa jaoks sugugi ohutu, mitte mingil juhul. See on seesama tee, kus Venemaa on kehtestanud keelu kõigile kauba- ja sõjaväetranspordisõidukitele just seetõttu, et Ukrainal on seal sisuliselt tulekontroll. See asub vaid 12 kilomeetri kaugusel hallist tsoonist, mis jääb Toretski ja Konstantinivka linnade vahele, olles täiesti Ukraina droonide ulatuses ning on seda olnud juba pikka aega. Juba kuid on Venemaa komandörid teadnud üht asja. Sõidukid, mis liiguvad Donetski ringteele, hävitatakse. Ja see hävitamine on täna veelgi kindlam. Ukrainal on nüüd paljudes rindelõikudes, sealhulgas Donetskis, FPV droonide osas 1,51 vastu ülekaal Venemaa ees. Ukrainas ilmub iga kuu uusi põlvkondi droone, nii FPV kui ka teist tüüpi. Ainult aastal 2026 on Ukraina juba heaks kiitnud rekordilised 413 uut droonisüsteemi, teatab Aerospace Global News. See on rekord ja me oleme alles poole aasta peal. Forbes lisab, et Ukraina FPV droonid ei piirdu enam ainult rindega ja selle tagalaga. Mõned neist suudavad liikuda kuni 60 kilomeetrit vaenlase tagalasse, mis teeb rindest vaid 12 kilomeetri kaugusel asuva ringtee ilmselgeks sihtmärgiks. Kõik selle juures viitas halvale panusele. See on nagu pokkeris all-in minek, kui sul on käes 7 ja 2 eri mastist. Venemaal oleks olnud vaja sõna otseses mõttes imet, et viia oma 50 sõidukiline kolonn Donetski ringteed mööda ohutusse. Imeed võivad õnnelikele mänguritele juhtuda, aga Venemaal ei vedanud. Kui kolonn üritas rindele jõuda, juhtus paratamatu. Ukraina nägi Venemaa 7-2 ära ja tõstis taskuässadega. Või teisisõnu, suur hulk Vene sõidukeid hävitati just pärast seda, kui Putini väed tegid nii uskumatult rumala käigu, et meil on raske mõista, miks see üldse heaks kiideti. Donetski rindejoone taga jälgis Ivan Franko grupp, kuidas Venemaa tegi kõige halvema panuse, mida ta oli väga pika aja jooksul teinud. See grupp, mis kuulub Ukraina riikliku julgeolekuteenistuse koosseisu, jälgis veoautodest, kaubikutest, autodest ja mootorratastest koosnevat kolonni ning limpsas suud. Kolonnil lubati liikuda Malinivka äärealadelt. Malinivkast on saanud Vene vägede jaoks oluline baas, kuna nad üritavad tungida läbi Donetski kindlusvöö. Ukraina mängis oma kaardid ideaalselt välja, lastes Venemaal iga möödunud kilomeetriga enesekindlust kasvatada. Paljudele sõidukitele jäi Malinivka praktiliselt silmapiirilt välja. Nad olid peaaegu otsesest ohutsoonist väljas ja panus näis end õigustavat. Siis saabusid FPV droonid ja nad hävitasid iga sõiduki Venemaa kolonnis. Vaatamata kauba- ja sõjaväetranspordi liikumiskeelule Donetski ringteel, peatas #IFG kindla käega ja teie annetatud droonidega mitu rikkujat. Ivan Franko grupp tegi Telegrami postituses nalja, teatades sellest, mis võib olla seni kõige etteaimatavam edu Ukraina sõjas. Ja pole nii, et me peaksime toetuma ainult selle grupi jutule, et see hullumeelne rünnak toimus. Sellest on palju kaadreid. Sensor.net jagab üht videot. Kaadrid vahelduvad FPV drooni vaate ja lähedal sõitvas autos oleva reisija vaate vahel, kui droon liigub Vene kolonnis oleva veoauto poole. Me näeme, kuidas droon läheneb. Siis vahetuvad kaadrid teise vaate peale, kus näeme sama. Nii käib see edasi-tagasi, kuni droonipilt läheb mustaks. Igaüks, kes on varem vaadanud Ukraina FPV droonide salvestisi, teab, et kui pilt katkeb, tähendab see, et just toimus plahvatus. Ja see leiab kinnitust, kui video lülitub tagasi reisija vaatepunkti, kelle salvestis näitab, kuidas Ukraina droon laskub ja tabab otse sihtmärki.
See oli Venemaa Donetski ringtee katastroofi lugu. Korduvalt lendasid Ukraina droonid, leidsid ja hävitasid Venemaa sõidukeid, mis poleks kunagi tohtinud sellist riski võtta. Veel üks video, seekord jagatud Selanova Plussi poolt, näitab tapatalgute tagajärgi samal teel, mida Venemaa üritas vallutada. Me näeme üksteise järel põlenud ja hävitatud sõidukeid. Kokku 50, alates laadadest ja neljarattalistest kuni veoautode ja isegi suurtükki vedanud sõidukini. See näeb välja nagu stseen filmist Mad Max. Ükskõik kuhu vaatad, igal pool on veel üks kunagise sõiduki vrakk. Pole selge, kui palju Vene sõdureid hukkus Ukraina halastamatus rünnakus konvoi vastu. Konvoile, mis poleks kunagi pidanud sõitmiseks luba saama. Kuid see polegi peaaegu oluline. Sõidukite massihävitamise vaatepilt on piisav, et saata Venemaale sõnum. Sa tegid panuse, et Donetski ringtee on kuidagi imekombel muutunud turvaliseks. See ei ole nii ja ei saa olema veel väga pikka aega. Jällegi tuleb küsida, miks? Mis võimalik põhjus võis Venemaal küll olla, et saata terve kolonn teele, mille kohta ta teab, et see on Ukraina FPV droonide kontrolli all? Pakume mõne hetke pärast välja mõned oletused, aga enne seda, see on The Military Show. Kui sulle meeldib vaadata Venemaa täielikku alandamist, siis meil on seda veel palju varuks. Telli kanal juba täna ja vajuta teavituste kellukest, et näha veel palju videoid, mis toovad esile Venemaa kõige rumalamad otsused. Ja ärgu olgu kahtlustki, Venemaa Donetski apsakas oli tõesti rumal. Rumalus ei seisne ainult selles, et saadeti 50 sõidukist koosnev kolonn teele, mida katavad Ukraina FPV droonid. Veelgi arusaamatum on see, et Venemaa üritas seda kolonni rindele saata lausa päise päeva ajal. Vähemalt pimeduse varjus oleks neil sõidukitel olnud mingigi võimalus. Mitte just suur võimalus, sest Ukraina FPV droonid suudavad jälgida sõidukeid ka pimedas, aga see oleks olnud siiski midagi. Võib-olla oleks mõni neist suutnud veresaunast eluga pääseda. Venemaa saatis oma sõdurid sisuliselt enesetapumissioonile ja selle põhjus näib olevat lihtne. Millahaid? Me mainisime varem nii Toretskit kui ka Konstantinivkat. Kõige tõenäolisem seletus tundub olevat see, et Venemaa oli meeleheitel ja pidi tooma vägesid ja varustust ühe või teise neist linnadest lähistel asuvatele rindelõikudele. Viimane neist asub eriti kindlusvööndi lõunatipus, mille Venemaa peab kokku kukutama, kui ta tahab vallutada Donetskit ja seeläbi kogu Donbassi piirkonda, mida Putin nii kõrgelt hindab. Slovjanski ja Kramatorski kaksiklinna asuvad Konstantinivkast põhja pool, kusjuures viimane neist on vaid 22 kilomeetri kaugusel. Nii et meie esialgne hinnang Venemaa halvale panusele oli, et nad tundsid vajadust saata rohkem sõdureid ja varustust ühele neist rindetest, võib-olla mõlemale, et tugevdada neid tulevasteks rünnakuteks. Samuti on võimalik, et Venemaa tegi selle panuse, püüdes päästa osa oma sõduritest. Me mainisime varem, et sõitmine kusagil nende üha kasvavate droonidest kubisevate tapatsoonte lähedal on tavaliselt surmaotsus. Sõidukid on lihtsad sihtmärgid, mis on üks põhjusi, miks Venemaa on peamiselt üle läinud infiltreerumisstrateegiale, kus tema sõdurid liiguvad tapatsoonides jalgsi. Ohtlik jah, aga sõdur on väiksem kui sõiduk, mistõttu on teda raskem märgata. Lisaks saavad sõdurid varjuda kaevikutesse ja punkritesse, mis võimaldab neil Ukraina droone potentsiaalselt vältida. Venemaa probleem on see, et infiltreerumisstrateegia, mis töötas 2025 aastal, kui tapatsoonid olid vähem kui 10 kilomeetrit sügavad, muutub 2026 aastaks elujõuetuks. Nagu Business Insider teatab, ütleb Ukraina endine kaitseminister Mihhailo Fedorov, et Venemaa sõdurid peavad nüüd tapatsooni laienemise tõttu täis lahinguvarustuses umbes 30 kilomeetrit marssima, et üldse rindele jõuda. Paljud ei jõua isegi lahingusse, enne kui droonid nad tükkideks rebivad, mis tähendab, et Venemaa rünnakud rindel on palju nõrgemad, kui Putinil vaja oleks. Seetõttu ongi selline meeleheide. Ja see on ka põhjus, miks Venemaa tegi oma naeruväärse panuse. Venemaa kolonni katastroofi puhul on veel üks võimalus. Võib-olla oli idee säästa sõdureid pikast ja reeturlikust marsist rindele, kuid Venemaa on ka näidanud, et teda tegelikult ei huvita, kui paljud tema sõduritest sellistel marssidel kohale jõuavad. Peaasi, et mõned jõuaksid sinna, kuhu vaja. Sõidukite saatmine tähendab raha ohtu seadmist ja see on Putini jaoks väärtuslikum kui tema kahurilihana kasutatavate sõdurite elud. Võib-olla üritas Venemaa valmistuda millekski, mida ta viimasel ajal eriti teinud pole. Mehhaniseeritud rünnakuks Ukraina positsiooni vastu. Võite imestada, miks oli kolonnis nii palju tavalisi autosid, kui Venemaa valmistus rünnakuks. See pole tegelikult üllatav.
Lisaks neile tohututele soomukikaotustele, mida me varem mainisime, on Venemaa dokumenteeritult kasutanud tsiviilsõidukeid rünnakuteks Ukraina positsioonide vastu juba 2025. aasta märtsist alates. Sel hetkel moodustasid Forbesi andmetel Donetski ringtee kolonnis nähtud autod ja maastikusõidukid umbes 70% kõigist Venemaa kaotustest. Tundub, et Venemaa jaoks sobib rünnaku alustamiseks kõik, mis on ratastel. Seega ei saa välistada võimalust, et Venemaa tahtis kasutada neid 50 sõidukit, mille Ukraina just hävitas, rünnakuks Donetskile või Konstantinivkale. Sellised rünnakud on tüüpilised riigile, kellel on varustuse puudus. Kuid see ei muuda ühte lihtsat fakti. See, mida Venemaa just tegi, oli väga rumal. Ja see pole rumal ainult sellepärast, et Ukrainal on selge FPV-droonide ülekaal. Kümneid ja sageli 100 kilomeetreid rindest eemal näeme nüüd uut põlvkonda Ukraina keskmaa ründedroone, mis saavutavad tulemusi Vene kolonnide vastu. Kuina FPV-droonitehnoloogia arenguga laienevad rindel tapmisalad kuni 50 kilomeetrini, ulatub sõidukite tapmisala. See tähendab ala, kus Ukraina suudab Vene sõidukeid tabada, koguni 200 või 300 kilomeetrini. Numbrid kinnitavad seda. Sotsiaalmeedias X postitusest toob sõjaanalüütik Clement Moolan välja, et Ukraina tabas juuli esimesel nädalal 240 Vene veokit ja sõidukit, mis teeb keskmiselt 34 rünnakut päevas. See on märgatav kasv võrreldes juba muljetavaldava juuniga, mil Ukraina hävitas 586 sõidukit, mis teeb päevas keskmiselt 19,5. Ja see on kaugel ees sellest, mida Ukraina tegi aasta alguses, kui nende päevane keskmine tõusis üle 1 alles aprillis. Mitu märki oli Venemaal vaja, et mõista, et nad on tegemas väga halba panust Donetski ringteel. Kolonni saatmine sellele teele juba 2026. Aasta alguses oleks olnud juba riskantne, eriti kuna sõidukid sattusid Ukraina FPV-droonide ulatusse. Kui lisada veel keskmaa ründedroonid, siis saamegi selle, mida nägime. Sõidukite täielikku hävitamist, mis ei jõudnudki kunagi sinna, kuhu Venemaa seda saata tahtis, kui see kord juba avastati. Nüüd on jäänud 2 küsimust. Mida saab Venemaa, kui üldse midagi, teha selleks, et parandada oma võimalusi tulevikus Donetski riskantsete ettevõtmiste puhul? Ja rääkides Donetskist, mida tähendab see alandav läbikukkumine koos kõige muuga, mis piirkonnas toimub, Putini eesmärkide jaoks Donbassi hõivata? Alustame esimesest küsimusest, sest Venemaa juba üritab teha samme, et kaitsta oma sõidukeid Ukraina droonide eest. Ilmselt need meetmed ei hõlma öösel sõitmist, see oleks liiga mõistlik. Kuid, nagu Euromaidan press märgib, paigaldatakse nüüd paljudele Venemaa tankidele nähtud droonivastased kaitsevõred ka veoautodele. Paljusid kolonne saadavad ka relvastatud kaitsemeeskonnad, kelle ülesandeks on droonid taevast alla tulistada. Kumbki lähenemine ei toimi. Kaitsemeeskonnad töötavad ainult siis, kui nad on täpsed, mis liikuvast sõidukist pole lihtne, ja neid võivad tabada samad droonid, mida nad üritavad märgata. Mis puutub puuridesse, siis neil on veoautode puhul samad puudused nagu tankidelgi. See on suur kompromiss, sest kiirus väheneb, kui lisandub rohkem kaalu. Veoauto, millel on kaitsepuur, võib olla paremini kaitstud sihtmärk, kuid see on ka aeglasem ja kergemini tabatav. Tõepoolest, Ukraina muudab Venemaa kolonnide probleemid hullemaks, sest ta suudab nüüd kasutada rohkem droone kui kunagi varem. Tehisintellekti abil juhitavad droonid on jõudnud lahinguväljale ning mõni neist maksab vaid $6000 tüki kohta. Kui neid toetavad FPV kvadrokopterid, mis maksavad umbes $500 tüki kohta, on lihtne mõista, kuidas Ukraina suudab vallandada selliseid parvesid, mis suudavad hõlpsasti ületada liikuvad õhutõrjesüsteemid ning seejärel murda läbi puuride, mis on paigaldatud mõnele Venemaa poolt kaitstavale sõidukile. Ja kõik kahtlused Ukraina droonide ülekaalu suhtes, nii arvuliselt kui ka löögitõhususe poolest, hajutab 17. juuli raport väljaandes Kyiv Independent, mis paljastab, et Ukraina drooniüksused tabasid 2026 aasta esimesel poolel enam kui 1 miljonit sihtmärki. Sama perioodi jooksul on Ukraina praktiliselt 2-kordistanud oma igakuist löögitoodangut. Kuna Ukraina sooritas juba muljetavaldavat 105 800 droonilööki jaanuaris, mis kasvas juuniks 200 218 löögini. Maht on praegu Ukraina jaoks kõige olulisem. Nendest numbritest on selge, et Venemaal tuleb väga kaua oodata, kui ta loodab, et Ukraina droonirünnak aeglustub. Ei aeglustu, 1 miljon sihtmärki. 2026 aasta esimesel poolel õppige sellest. 50 sõidukit, mis saadeti enesetapumissioonile Donetski ringteele, said sellest samuti aru. Ja rääkides Donetskist, Venemaal ei lähe seal hästi, mis seletabki kolonni saatmise meeleheidet. Juunikuu lõpus avaldas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et Putin oli seadnud Donetski langemiseks tähtaja.
See oli juba 15. tähtaeg Zelenski arvestuse järgi alates sellest, kui Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Putin soovib nüüd, et Venemaa väed vallutaksid Donetski detsembri lõpuks, mis tundub võimatu ülesandena. Enamik kindlustusvööndist seisab ju endiselt püsti. Ja Ukrainal on tulekontroll hallide tsoonide ja okupeeritud alade üle, mille tulemuseks on näiteks terve kolonni hävitamine. Zelenski nimetab seda uut tähtaega Putini eksiarvamuse märgiks ja tal on selles osas õigus. Kui Putin nõuab Donetskit detsembri lõpuks, siis tema väed saavad selles piirkonnas rängalt kannatada. 14. juuli raportis avaldas RBC Ukrain, et Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi sõnul kaotab Venemaa Donetskis iga vallutatud ruutkilomeetri kohta üle 400 sõduri. Lihtne peast tehtud arvutus näitab, et Venemaa peab umbes 6000 ruutkilomeetri suuruse veel Ukraina käes oleva Donetski osa vallutamiseks ohverdama ligikaudu 2,4 miljonit sõdurit. Pole ime, et Venemaa on muutunud nii meeleheitlikuks, et saadab kergesti jälgitavaid kolonne ringteele, mille kasutamise on nende komandörid ise keelanud. Kui Venemaa tahab Donetski päriselt vallutada, vajab ta sõdureid rindel, mitte tagalas suremas. Aga võib-olla kõige suurem solvang ja selgeim tõend selle kohta, et Putini Donetski tähtaeg on naeruväärne, tuleb Sõjauuringute Instituudilt ehk ISV-lt. Iga päev avaldab ISV raporti, mis jälgib Venemaa pealetungi Ukrainas. Need raportid sisaldavad sageli hinnanguid selle kohta, millal Venemaa vallutab olulise territooriumi, näiteks Donetski piirkonna. ISW avaldas järjekordse sellise raporti 14. mail, kus selgus, et üks maailma täpsemaid ennustajaid ei suuda enam Venemaa tulevikku Donetskis prognoosida. ISW ei ole enam valmis prognoosima, millal Vene väed võivad Donetski, sealhulgas kindluste vöö vallutada. Kuna Vene vägede edasitungi aeglustumine ja Ukraina kontrolli all oleva Donetski maastiku keerukus muudavad ebaselgeks, kas Venemaa on üldse võimeline seda territooriumi vallutama, teatas ISV, andes hävitava hinnangu Venemaa vägede täielikule läbikukkumisele selles, mida Putin neilt Donetskis ootab. Mis puudutab Venemaa reaktsiooni kõigele sellele, siis mida sa ootad? Venemaa pole midagi tunnistanud seoses 50 sõiduki kaotamisega Donetski ringteel. Selle asemel on Venemaa hoopis kinnitanud, et teeb Donetskis tugevat edusammu. 15. juulil teatas National Interest, et Venemaa väidab nüüd, et on vallutanud Konstantinivka. Selle väite esitas Venemaa kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov, kellel on komme väita, et asulaid on vallutatud, kuigi tegelikkuses on Venemaa suutnud sinna vaid mõned sõdurid sisse smugeldada. Ühendkuningriigi kaitseministeerium lükkab selle väite täielikult ümber, öeldes, et parimal juhul kontrollib Venemaa umbes poolt Konstantinivka linnaalast. Linna täieliku Venemaa kontrolli alla langemiseni on veel pikk tee minna. Sellegipoolest ilgutatakse seda oletatavat võiduuudist Putinile nagu mett kõrva ja ta on enam kui valmis elama oma fantaasia maailmas, kus Donetski vallutamine detsembri lõpuks on võimalik. Donetski ringteel liikuv vigastatud autode kolonn on selle põhjuseks hea näide. Putin ei pruugi kunagi teada saada, et see kolonn hävitati. Ta on Donetskis toimuvast nii kaugel, sest ta ümbritseb end ainult lipitsejatega, nagu Gerassimov, kes räägivad talle ainult seda, mida ta kuulda tahab. Ukraina ei hooli sellest. Nad said just järjekordse suure võidu, mis on andnud tugeva hoobi kõigile Venemaa rünnakutele, mis Donetskis plaaniti. Ringtee on muutunud surnuaiaks. Ja kui Vene juhtkond on tark, siis nad ei tee väga pikka aega enam nii rumalat panust. Aga keda me petame? Liituge meiega homme, kui räägime järjekordsest rumalast panusest, mille Venemaa tegi. Muide, me teeme ainult pool nalja. Ukraina droonid suudavad liikuda liiga sügavale ja näha liiga palju, et Venemaa saaks aastal 2026 terveid kolonne varjata. Venemaa peaks seda teadma. Vaid paar päeva enne selle uudise avalikustamist saime teada, kuidas Ukraina tuvastas salajase kütuselao, mis oli peidetud Donetskis asuvast tsemenditehases. Ukraina leidis selle lao üles ja käivitas selle vastu operatsiooni Põrgu. Mis edasi juhtus, saad teada meie videot vaadates. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, sest me kajastame veelgi rohkem Venemaa saatuslikke vigu tema komistavas sissetungis Ukrainasse. Aitäh vaatamast!